Hei, täna räägime Songkranist, Tai uuest aastast. See on juba meil 4. uusaasta pidustus sellel aastal. Esimene oli muidugi Tallinnas 31. detsembril. Siis me tähistasime Malaisias Hiina uut aastat. Balil oli Nyepi ehk vaikusepäev, nende uusaasta. Ja nüüd Tais nende uusaasta nimega Songkran. Songkran kestab igal aastal 13. kuni 15. aprillini. 3 päeva tähistatakse ja tegelikult pidustused kestavad ka mõni päev enne seda ja mingid üritused toimuvad ka peale seda, aga need 3 päeva on siis, kui on valitsusasutused kinni, võib-olla mõned väiksemad restoranid, poed on suletud, suuremad supermarketid, ketipoed on lahti ja ka paljud restoranid, kohvikud on lahti, kuid mõned asutused on kinni. Kohalikud Bangkokist sõidavad paljud ka ära oma kodulinnadesse tähistada seal, nii et linn on suhteliselt rahulik, kuid rahulik pole kesklinn, kus pulbitseb siis 3 päeva üks selline suur non-stop veepidu. Veepidu, millest ma kohe pikemalt räägin, on rohkem nagu noortele. Songkran ei ole ainult siis see veepidu, vaid on ka tseremooniad, mida tähistatakse templites ja just vanemad inimesed käivad templites sellel ajal. Valatakse vett budakujudele, on igasugused usuga seotud tseremooniad, valatakse vett vanurite kätele, et paluda nende õnnistust. Aga nooremad inimesed tähistavad põhimõtteliselt sama traditsiooni. See veega üksteise pritsimine on tegelikult tuleneb sellest, et veega justkui aetakse maha enda pealt kõik patud ja halva õnne. Aga see on muutunud selliseks hästi lõbusaks veesõjaks, ütleme niimoodi. Kui me selle kohta väheks uurisime, siis mõnes kohas võis lugeda, et sul ei ole kuskil tänavatel pääsu sellest, et keegi sind üle ei pritsiks. Päris nii see siiski pole. Need pidustused toimuvad rohkem kas siis kesklinnas või mingites kohtades, kus on nagu mingi ala, ütleme nii, et kui sa, ütleme Eesti mõistes, Tallinna mõistes võtame näiteks, siis võib-olla see oleks Raekoja platsil, Vabaduse platsil, kuskil Telliskivis, võib-olla mõne ostukeskuse kõrval asuval mingil alal, ma ei tea, Rocca al Mare või Ülemiste keskuse parklas näiteks. Aga kui kuskil nii-öelda Tallinna mõistes jalutad Mustamäel või Kristiines, siis tänavatel, siis seal keegi veepüssiga sind ei jahi ja keegi sind mööduvast autost üle ei vala veega. Nii et päris nii ei ole. Et muidugi kesklinnas nende 3 päeva jooksul, mis mina külastasin, ma võisin näha ka selliseid mõnda inimest, näiteks mõnda turisti, kes oli ilmselgelt segaduses, et kuhu ta on sattunud. Et kui sa näiteks üritad sellel hetkel kõndida hotellist raudteejaama või selle metroojaama ja sul on kohvrid, asjad kaasas, et sa võid saada märjaks sellel hetkel, sest kesklinnas on väga palju seda veemöllu. Mis siis, kuidas see nagu käib? On olemas mingid alad, nagu ma ütlesin, paljud nendest on mingi ostukeskuste juures, et nemad on nagu see sponsorid võib-olla. Need alad on tihtipeale nagu suletud, selles mõttes, et sa pead läbima turvavärava. Kuigi ma täpselt aru ei saanud, mida otsiti, minu kotti vaadati üle, et seal midagi nagu ära ei võetud. Sees ei tarvitata alkoholi või siis, kui siis väga vähem, ma ei näinud kuskil, et keegi üldse mingit alkoholi müüks ja ühtegi purjus inimest ma üldse ei näinud. Ja võib-olla vaadatakse siis kotis, et kas see relv ei ole või midagi sellist. Ja üldse, kui ma räägin sellest meeleolust, siis kõik on äärmiselt rõõmsad. Kõik on väga sõbralikud. Ja isegi siis, kui sulle pritsitakse vett otse silma või kõrva või päris tugeva, see veejuga on päris tugev, siis need, kes pritsivad, naeravad ja naeratavad ja need, kes saavad pihta ka naeravad ja naeratavad. Nii et ei ole mingit sellist agressiooni või mingit sellist asja, mida võib kohata näiteks ka Eesti pidudel, kui mõned osad inimestest muutuvad agressiivseks teiste inimeste suhtes. Ja kõik on äärmiselt sõbralik ja rõõmus selline meeleolu. Mis siis teada, mida vaja on? Esimene asi, sul peab olema veepüss.
veepüssid on, mõnedel on hästi väikesed sellised tõesti nii tillukesed veepüstolid, mõnel on sellised suuremad veepüssid ja mõnel on äärmiselt suured veekahurid või ma ei tea, kuidas neid nimetada. Et suur seljakott käib selga, mis on täidetud veega, seal on nagu väike tsistern ja sealt läheb see voolik sinna kahurisse, mis tulistab ikka väga-väga korralikult ja väga kaugele ja väga pikalt. Neid saab osta kõiki seesamal peol või nendel lähitänavatel, mis sinna viivad. On tänavate ääres müüakse kaubanduskeskustes, et kõiki neid asju saab osta ka seal, kui sul enne varem neid asju pole ostetud. Teine asi, mina soovitaks kuivad riided kaasa võtta. Kohalikud tailased seda muidugi ei tee, et ju siis nad ootavad selle ära, kui nad enam-vähem on kuivad. Aga lihtsalt, kui sa tahad pärast minna, no näiteks kas või sama selle BTS-iga, mis on kohalik linnarong, kui sa tahad sellega sõita koju, siis rongis on ikka konditsioneer väga jahedaks keelatud. Ja kui sul riided on läbimärjad, siis see ei ole mõnus. Nii et mina soovitan võtta kuivad riided kaasa, panna veekindlasse kotti, peale üritust lähed, käid ostukeskuse WC-s, vahetad riided ära ja on palju mõnusam tunne sõita koju. Veekindlas kotis võiksid olla ka näiteks mobiil ja mingid, ma ei tea, rahakott või mingid sellised asjad. Üldse väärtuslikud asjad tasub muidugi koju jätta, neid mitte kaasa võtta, et kõik võivad märjaks saada. Kui mõni kell kardab vett või midagi sellist, siis jäta need kõik parem koju. Need veekindlad kotte müüakse ka seal samas, nii üritusel kui seal nendel lähitänavatel, nii et maksavad hästi vähe, mingi euro või 1,5 või midagi sellist. Ja telefonid on tänapäeval veekindlad, aga kui see telefon on sul taskus, mis on läbi vettinud ja see on niimoodi tundide viisi, siis võib-olla see siiski ei mõju telefonile hästi. Nii et ma soovitan ikkagi osta see veekindel kott, mis käib niimoodi üle pea, niimoodi rinna peal ripub ja seal saad nagu läbi paistev, saad ka sellega isegi võib-olla, ma nägin väga paljud filmisid läbi selle koti või kirjutasid sõnumeid läbi selle koti. Siis, mis veel? Kui riidest rääkida, siis ma soovitaks kindlasti õhukesi riideid, näiteks selline kunstmaterialist mingist tehtud õhuke särk, kuivab hästi ruttu ja üldiselt võiks valgel inimesel, valgel turistil tekkida kohe mõte, väljas on 35 kraadi, veemöll, võtan ennast paljaks, naised bikiinide veel, see siiski ei ole väga hea mõte. Sellepärast, et kõik kohalikud ikkagi kannavad riideid, täisriideid, noh, mõnel on mõni õhukesem riided või mõnel on paksem, aga ikkagi need on ikkagi kas siis T-särgid või mingid asjad, mis katavad ikka su keha ära. 3 päeva jooksul ma nägin ainult ühe korra, kus oli kamp noori, olid ühe veetsisterni peal ja no nendel olid siis ülakehad paljad poistel, aga üldse ma tõesti ei näinud kordagi sellest ja ma lugesin, et isegi Tai politsei on mõnedel aastatel arreteerinud inimesi, turiste siis, kes on täitsa ennast poolpaljaks koorinud. Ja veel kohalikud kannavad, eriti mehed, nõnda nimetatud Songkrani särke, mis on siis tegelikult meie mõistes Hawaii stiilis särgid, et hästi värvilised, lilled, loomad, mustrid sellised, et need on väga populaarsed särgid siin, et need kõik kannavad. Mis siis veel riietest rääkides jõuame jalatsiteni. Plätud on muidugi kõige parem valik, sest tossud pärast, kui on väga mettinud, ei ole võib-olla väga mõnus. Aga kui te valite plätusid, siis valige sellised, millel ei ole väga libe tald. Minu plätud olid selles mõttes kohutav valik. Ma libisesin seal vahepeal meeletult ja ka Miikal õnnestus ühe korra pepule kukkuda päris kõvasti. Nii et nagu ikka soojedes riikides tihti peale pole asfalt, vaid on need teed on tehtud sellisest, no ma ei tea, kuidas see nimetatakse, ütleme selle nagu keraamilised plaadid või sellised, no muutuvad ikkagi väga libedaks, et vett on väga palju ja see kõik muutub libedaks ja üldse öeldaksegi tegelikult Songkrani üks teine nimetus on 7 days of danger või 7 dangerous days või midagi sellist, ehk 7 ohtlikku päeva, sest inimesed kukuvad, juhtub õnnetusi ja juhtub ka teedel õnnetusi, et väga palju pritsitakse ka need rollerite ja tsiklite sõitjad ja see võib viia ka kukkumisteni. Nii et isegi kui te näete, et keegi pritsib neid, siis ärge teie mõnda mööda sõitvat rolleri või tsiklijuhti pritsige. Need jalatsid võiks olla sellise tallaga, mis väga ei libise. Nüüd peol võib juhtuda ka sellist asja, et teile määritakse mingit valget möksi näkku või kuhugile pähe. Võtke vastu,
olge rõõmsad, tänage, et see tähistab nüüd siis ka, et ajab kurja vaime eemale. See möks, see pasta on selline selles mõttes ohutu, et ta on kergesti maha pestav, ta ei jäta jälgi. Kui ta nüüd silma läheb, siis ta vähekese võib kipitada, siis lihtsalt pühkida maha. Ja peetakse heaks tavaks, et sa ei pese seda maha, mida küll meie pärast ikka tegime, sest osa jäi ikka näkku, vaid sa lased selle veemöllu käigus selle lihtsalt maha joosta näo pealt. Siis, mis mul siin veel märkmetest on, et vesi, kus vett siis saab, et vesi saab ju otsa kogu aeg sellest veepüssist, kui sa kogu aeg kohtralt seda pritsid, et vett saab, on sellised veevõtukohad tihti peale. Kui nüüd tulla veidi varem, kui minna üritusele mingi 12 paiku või 1 paiku, siis nad on nagu need veevõtukohad on väga kergesti ligipääsetavad. Hiljem on niimoodi, et tekivad sinna järjekorrad ja päris kaua võib-olla pead ootama. Ja kui sul on väike püstol, siis see võib muutuda päris tüütuks, siis võiks olla mingi pudel kaasas, millega saad ise täita. Suurema püssi puhul muidugi on parem, et sa täidad sinna kohe, sinna läheb see liiter või 2 sisse või isegi rohkem ja siis saad kauem pritsida. Ja nendel aladel on niimoodi, et on need veevõtukohad, kus saab tasuta tankida nii-öelda oma veepüssi, aga väljaspool alasid on paljud inimesed tulnud müüma vett kohe selliste suurte tünnidega ja mõnikord see lisaboonus, mida nad pakuvad, on see, et see vesi on jääkülm. Ja jääkülm vesi, see on selline eriline gurmee värk. See ikka, kui sa saad korraliku sahmaka jääkülma vett, see äratab sind väga mõnusalt. Ja selle eest sa pead maksma seal, internet lugesin 50, tegelikult reaalsus oli 10-20 batti, mis on siis 30-60 eurosenti. Ja vahet ei ole, kas sa täidad sellise väikse püstoli või täidad mingi 5 liitrit, mingi mega seljakoti, ikka küll see sama hind. Aga olge valmis selleks, et seda ma kogesin oma nahal ja ma nägin seda ka pidevalt teiste ostjate puhul, et oled ostnud ära selle vee, maksid raha ära, nad täitsid ilusti sinu selle püssi ja kui hakkad sealt ära minema, siis nad rõõmsalt valavad seda sama jääkülma vett sulle kausi või pangega ka krae vahele. See on tõesti kehale paras šokk, sest väljas on nii palav aga see on lõbus. Aga olge selleks valmis. Siis veel, kuidas üldse pritsitakse, et ma nägin mõnelt korrad ka selliseid, ütleme, džiipe või selliseid maastureid, mis sõitsid, kus kastikas siis istusid inimesed, neil oli suur veetünn ja siis nad pritsisid kõiki, kui nad sõitsid kedagi mööda tänavatel inimestest. Ühe korra nägin ka sellist suurt veetsisterni, seesama, kus ma rääkisin, et poisid istusid poolpaljad peal, siis nemad kastsid inimest sellisest suurest tuletõrjevoolikust. Ja ma nägin isegi paar korda, kus mõned inimesed kukkusid maha, sellepärast, et see surve on nii tugev. Nii et olge ettevaatlikud sellega, et kui keegi sellisega sõidab teie suunas, siis olge valmis kuhugile posti taha peituda või midagi sellist. Aga üldiselt pritsimine käib niimoodi, et ütleme väljaspool neid alasid võib-olla kõiki ei pritsita, et üldse on mingid kirjutamata reeglid ka, keda ei pritsita. Üldiselt ei pritsita imikuid. Väikseid lapsi küll pritsitakse, eriti kui nendel on see veepüstol või püss käes. Ja muidugi neid pritsitakse palju õrnemalt, et see on selline ikka kõik naeravad ja see käib selline õrnalt veega tulistamine kuhugile kehapiirkonda, mitte silma ja kõrva. Aga imikuid ei pritsita rasedad naisi, vanureid, kui just nad ei võta ka osa sellest veemöllust ja munkasid. Ja minu tähelepanek on, et ka ei pritsitud toidumüüjaid, sest kõik need alade ümber need tänavatel müüakse toitu tänavatel, Bangkokis üldse väga palju toitu müüakse tänavatel ja tahes-tahmata need müüjad ja nende toit said ka aeg-ajalt veega kokku, kuid neid otseselt keegi ei pritsinud, nii et seda võiks ka siis meeles pidada. Ja ütleme tänavatel võib-olla ka, kui sul veepüssi käes ei ole, siis keegi otseselt sind võib-olla väga pritsima ei tule. Kui sa nüüd, nagu ma ütlesin, turistina üritad läbida need kohad, kus toimuvad need veemöllud, siis sa võid ikka pihta saada. Ja ma lugesin veel seda, et valged inimesed, turistid on eriline sihtmärk ja ma võin seda kinnitada, et jah, on küll. Ja see ei ole muidugi mingi agressioon või midagi sellist, et see on pigem võib-olla mingi selline hasart, et kohalikud üksteist nagu nii pritsivad, aga kui sa näed ka kedagi võõramaalast, siis sa kindlasti, kui tal on veel veepüss käes, siis sa kindlasti üritad ka temale pihta saada, nii et ma sain korduvalt seda tunda. Mis siis veel, et
üldse, kui rääkida Valgetas, sest turiste on ka päris palju muidugi nendel üritustel, aga enamus on muidugi kohalikud, aga turiste oli päris palju, kes on tulnud võtma osa sellest veemöllust. Ja kuidas veel pritsitakse, et see on hästi erinev, et mõni sihib ainult, ma nagu panin tähele, et mõni sihib ainult keha, mõni sihib otse näkku, et silma ja kõrva läheks. Muidugi selle vastu aitavad väga hästi, minul olid tavalised prillid, aga müüakse ka kaitseprille, et paned need ette, et siis silma otseselt ei lähe vesi. Mõni tulistab selja tagant, mõni tulistab sind veega ainult siis, kui ta on sinuga mingi silmkontaktil olnud. Kui sa tänaval möödud kellestki või ka seal nendel aladel, kus see veemöll toimub, möödud kellestki ja sa arvad, et ta võib-olla sind tulistas, ta teeb seda võib-olla viimasel hetkel. Nii et sa kunagi ei tea, kas keegi pritsib sind või ei ja kuna pritsivad kõiki, siis võimatu on aru saada, kes sind parajasti veega üle lasi. Aga see kõik toimub hästi rõõmsas ja sõbralikus meeleolus või sellises tunnetuses, et saades sellise sahmaka vett pähe, sa naerad ise ja naerab ka see, kes lasi, et see kõik on nagu, võetakse seda väga rõõmsameelselt ja sõbralikult seda asja. Ja mis siis veel, et nendel aladel toimub sellised nagu suured veemöllud, seal on igasugused, seal toimuvad kontserdid tasuta. On olemas ka tasulised alad, sellised, ütleme, võib-olla nagu festivalid siis, et siin üks suurim oli S2O, kus see on 3-päevane festival, aga kui meil, nagu põhimõtteliselt nagu suur reiv või selline, et peaesinejad olid seal Tiesto ja mingid sellised suured DJ-d. Aga kui mujal, ütleme, sellised suured elektroonilise muusika peod toimuvad ikka laserite ja mingid tuleefektid ja mingid sellised asjad, siis veepidustused tähendab seda, et festivalidel oli hästi palju vett, igasugused veekahurid, purskkaevud, kõik muu on seotud just veega. Nii et see on väga huvitav selline omamoodi variant reivist. Aga enamus need pidustusi on tasuta, ja siis, ma ei tea, need sponsorid on vist arvatavasti mingid ostukeskused ja kes seal korraldavad, et seal on suured lavad, kus esinevad kohalikud popstaarid ja jagatakse ka mingi tasuta nänni, näiteks võis osta Pepsit, aga oli ka niimoodi, et jagati ikka väga ohtralt, ikka tuhandeid ja tuhandeid pudelit või purke Pepsit, et selline lõbus värk. Ja ongi kõik vist. Ühesõnaga, kui kunagi tahate tulla Taisse, siis miks mitte valida selleks endale aprilli keskpaik. Et toimuvad väga lõbusad pidustused, mis on seotud siis aastavahetusega ja selle saab kogeda seda veepidustust nimetakse ka maailma kõige suuremaks veesõjaks ja ma arvan, see võib täitsa nii olla, sest kümned, sajad, võib-olla isegi miljonid inimesed tähistavad seda pritsides üksteist veega üle. Like, subscribe, nagu alati. Elagu Songkran!